Tere! Mul on hästi hea meel Tervisekassa poolt tänada ja tervitada kõiki patsiente, patsientide peresid, arste, teadlasi, ravimitootjaid ja kõiki teisi, kes te teete seda tohutu rasket ja keerulist tööd harvikhaiguste ravimise nimel. Me teame, et need haigused puudutavad vähesid, aga neid, keda nad puudutavad, nendele peredele ja nendele patsientidele on see mõju väga suur. Me teame, et need teekonnad sellel ravil on sageli pikad ja väga keerulised. Need lood on väga valusad ja väga isiklikud. Tervisekassa poolt me saame kinnitada, et me kuulame kõiki, me kuulame arste, me kuulame patsiente ja me võtame teie muret väga tõsiselt. Jaa, kinnitan ka. Tere. Annan sõna Markole, et millest me täna siis räägime, et professor Õunap jupp aega tagasi juba võttis ühendust, ütles, et Marko, et üks seadus on menetlusel. Kui keegi guugeldab 764 SE, siis saate aru, mis see on. Ja selle seaduse käigus siis muu hulgas vaadatakse üle, et kas ja kuidas ultraharvik ravimid peaks Eestisse turule jõudma ja mida seal uuendada saab. Ja siis professor Õunap ütles, et tule palun ja räägi, kuidas see rakenduma hakkab. Et seadust me ise üksi ei ole välja töötanud, Sotsiaalministeerium veab seda, küll aga rakendumine tuleb meie hoovile. Ja sel hetkel, kui me rääkisime, siis me arutasime stiilis, et seadus peaks rakenduma 1. märtsil ehk eile. Tänaseks on ta läbinud Riigikogus esimese lugemise, läbinud komisjonid, varsti tuleb teine lugemine, ehk seadus tegelikult veel vastu võetud ei ole. Küll aga hea meelega räägime, et mis siis muutub, kui see seadus rakendub. Ja täna siis 4 lühikest punkti, et kõigepealt Siiri saab rääkida, et kui palju me siis investeerime harvikhaiguste ravimisse Eestis, siis palju küsimusi tekitanud eriti sotsiaalkomisjonis selle sama seaduse arutelu käiges, et mis asi see harvikhaigus siis üldse on, et kus on ultraharvikhaigus, kus on harvikhaigus, miks sellised piirid, mis andmeid me arvestame, et natukene räägiks sellest ka, et see oleks selgem. Ja siis lõpuks mõju seaduse muudatusel, ehk siis kuidas me täna teeme, see, mida Andres juba pikalt tutvustas, ja kuidas siis tulevikus on ultraharvikhaiguste puhul, et kuidas nad siis tulevikus ravile saavad. Ehk siis see, mida Tuuli rääkis, ja Siiri, et maru palju läheb aega, kas me saame seda lühendada. Et sellest siis natukene lõpupoole, aga Siiri sulle numbritest. Jaa, et siin juba oli juttu sellest, et vajadused harvikhaiguste ravi järgi on oluliselt suuremad, kui on meie võimalused. Ja siia me oleme pannud siis sellise väikese ülevaate graafiku, et kuidas on eelnenud 6 aastal toimunud harvikhaiguste rahastamine. Ja meil on hea meel, et me ei seisa paigal, mida loodetavasti need jooned teile näitavad, et patsientide arv, kes saavad Tervisekassa kaudu abi, kui me vaatame aastal 2020, oli see 330 inimest. 543 inimest on lisandunud viimase 5 aasta jooksul abisaajate nimekirja. See on rääkides inimestest. Kui vaadata nüüd rahastuse numbreid, siis me näeme, et 2020 rahastasime üle 10 miljoni euro väärtuses. 5-aastasel perioodil on see summa enam kui 4-kordistanud, mis on väga suur muudatus. Ja kui me vaatame tagasi eelmisse aastasse, siis me näeme, et eelmisel aastal lisandus 13 miljonit eurot Tervisekassa poolt rahastust ja 133 uut patsienti. Et kui te vaatate seda graafikut ja näete seal nagu ristuvaid kõveraid, siis see põhjus on just nimelt harvikhaiguste ravimite turule tulekul või meie rahastusele tulekul. Ja seda selle tõttu, et need ravimid on kallimad, aga see kasu saavate või abi saavate patsientide arv on väiksem, et seetõttu on nagu rahastus suurenenud rohkem kui patsientide arv. Ja mida me teeme igapäevaselt Tervisekassas on siis see, et töötame selle nimel, et võimalikult palju ravimeid jõuaks võimalikult paljudeni patsientidele. Ja me täname kõiki, kes selle raskel ja keerulisel teel uute ravimite rahastamisele tulekul tööd teevad. Ja, et üks graafik saaks siia kõrvale veel tulla, seda graafikut pildina ei ole, aga lisaks sellele, et ravimitesse investeerime,
Et kui samad inimeste raviarveid vaadata, siis sealt tuleb selline 17–20 miljonit eurot juurde veel, mis väga lihtsalt öeldes tähendab seda, et kui igast Eesti riigi rahakotis olevast eurost 8 eurot on see, mis läbi Tervisekassa jõuab meie ühiskonda tagasi, siis sellest omakorda iga 20 euro, mis Tervisekassal on eriarstiabiravis, jõuab siis harvikhaiguste raviks. Nii et oma mõjul sellel kindlasti on, kuigi professor Õunap on rääkinud 10 000 patsientidest, kes Eestis on harvikhaigusega, me siin jääme numbrit, mis läheneb alles 1000. Et loomulikult siin on veel kasvuruumi ja samal ajal arvestame siis meie rahaliste võimalustega. Aga mis siis tekitas poleemikat näiteks sotsiaalkomisjonis või seaduse tõlgendamisel, et professor Lutsariga saime sellest mõned põnevad kõnedki teha. Et miks me Eestis harvikhaigused niimoodi defineerime? Et Andres just rääkis, et harvikhaigus Euroopas on muud moodi defineeritud. Miks meil Eestis on niisugune definitsioon, et ultraharvikhaigus on juhul, kui on ühel patsiendil 200 000 haigust diagnoositud ja harvikhaigus, kui on 1/50 000. Siin on erinevaid põhjuseid. Peamine põhjus tegelikult on ühtepidi nii hindamise vaade kui teistpidi ka rahastuse vaade. Ultraharvikhaiguse ravimite eest me oleme nõus kuni 3 korda rohkem maksma aastas kui harvikhaiguste ravimite eest. Ja kuhugi tuleb lihtsalt ka piir tõmmata. Siiamaani on meil õnnestunud need hinnad ka kokku leppida. Et kui Siiri hommikul alustas, siis ta ütles, et näete, et meie alustasime pool aastat, aasta, 1,5–2 hiljem Tervisekassa võttis üle. Sõltumatuna sellest Siiri ei lahtunud neid ultraharvikuteks ja harvikuteks, aga meil on õnnestunud see rahastus üle võtta. Ja samamoodi lastefondiga teeme koostööd edasi, et me teame, mis ravimeid lastefond toetab ja saame siis planeerida, kuidas ja mida üle võtta. Ehk siis see klassikaline näide, et kui meil on niisugune suur vihmavari, mis peaks kogu Eesti elanikkonna ära katma, siis need, kes sinna vihmavarju ääre alla jäävad, et neid siis aitab fond natukene aega katta, nii kaua kui me järgi jõuame. Ja usun, et saame ka seda jätkata, et iga aasta mõne asjaga üle võtame. 1. aprillist üks ravim, mis lisandub, on näiteks 5 beebile umbes aastas Eestis. Et ei hakka siin detaili rohkem minema, et järjest tuleb tegelikult ka uusi ravimeid meil juurde. Nüüd, kust me andmed võtame, et saada aru, et kas tegemist on ultraharvikhaiguse või harvikhaigusega. Ja ma arvan, et eriti oluline on see nii patsiendi vaatest kui ka raviarsti ja ravimitootja vaatest. Tavaliselt, kui ravimitootjad tulevad meie juurde, siis nad ütlevad, et selle haiguse levimus Euroopas, europiitsel rassil on umbes selline. Ja arvutavad, et Eestis võiks olla 12, 14, 16 patsienti. Ma loodan, et professor Õunap sellest räägib, aga kui me oleme selles olukorras, et me näeme, et selle haiguse ravimi hind küündib sinna ultraharviku juurde, samas tootja ütleb, et see võiks olla isegi harvikhaigus Eesti definitsiooni järgi, siis me küsime ka harvikhaiguste registrist üle, et palju meil päriselt neid patsiente Eestis on. Mitte levimuse järgi, vaid palju meil tegelikult patsiente on. Ja õnneks Eestis registrit peetakse, seda saab edasi arendada ja paremaks teha ja ma usun, et need võimalused paranevad. Aga me küsime üle, kui palju on patsiente, saame selle järgi ka otsustada. Et eelmise aasta üks näide on selline, kus me ei oleks saanud ravimid soodustusele, kui meil ei oleks registri andmeid olnud, mille pealt otsustada. Et siin on niisugune hea koostöö. Nüüd vahe mõttes veel, mis see Tervisekassa vaates tähendab, miks me seaduses näiteks piirdume ainult ultraharvikhaigustega, mitte harvikhaigustega, et miks me kõikidele ei ütle, et saab erandkorras tulevikus rahastada. Siis põhjus on selles, et ultraharvikhaiguste rahastamisotsuseid Eestis on selline 5+- iga aasta. Ultraharvikhaiguste puhul neid otsuseid tuleb oluliselt rohkem ja patsientide hulk on suurem taga. Et menetlusvõime ka seal taga on arenemisvõimeline täna veel Eestis. Eks sellepärast me oleme võtnud esimese sammuna sellise kitsama grupi, kus meil on lihtsam ja parem hinnata. Nii, hästi kiirus slaid. Aga kuidas üks ravim jõuab Eestis soodustusele? Ehk põhimõtteliselt kogu Andrese ettekanne ühe slaidina kokku võetud. Andres rääkis otsustamise aluselt, et ravim peaks olema efektiivne ja ta peaks olema ohutu ja millised on alternatiivid ja kogu see pool. Aga täna on siis meil otsustamise alus seaduses ette antud. Kui ravimitootja teeb taotluse, siis jõuab see ravimikomisjoni, siis Ravimiamet või Euroopa ühishindamise käigus me püüame aru saada, siis, mis on selle ravimi meditsiiniline toime ja efektiivsus. Siis Tervisekassa ise hindab kuluefektiivsust, siis muuhulgas küsime patsientide tagasisidet, mida me väga palju ei ole saanud, aga loodan, et Tuuli kinnitab, et tulevikus saame rohkem. Et Epikojaga proovime siin koostööd teha ja patsientide arvamust ka rohkem arvesse võtta. Kui ravimikomisjon on oma otsused ära teinud, siis täna järgmise asjana jõuame me hinna läbirääkimisteni, kui on vaja, tekivad hinnakokkulepped, kui tõendatus on
mitte väga kindel, et on väga uus ravim ja väga palju andmeid veel ei ole, siis võib-olla fikseerime patsientide arvu ära, teeme mõne rakendustingimuse, lepime muud mehhanismid kokku. Ja kui see ka kõik on tehtud, siis me jõuame selle otsusega alles Tervisekassa juhatuse juurde. Siiri koos 3 kolleegiga siis vaatab üle, mida kõik need eelmised etapid on tehtud ja ütleb, et hea küll, see ravim tuleb soodustusele. Siis läheb see Tervisekassa nõukokku, nõukogus on ära käinud, siis läheb ta TTL-i või ravimite määrusesse ja kui see on ka tehtud, siis me ootame kuupäeva, millal see jõustub, tavaliselt on see 4–8 nädalat ja siis jõuab lõpuks see ravim Eesti inimestele. Ehk see on vastus küsimustele siis, miks meil nii palju aega läheb. Ja 2 kohta võib-olla tahaksin eriti rõhutada, nii et esimene on see, et millal meieni jõuab taotlus. Et Eestis keskmiselt ravimitaotlus jõuab meie natukene hiljem kui Euroopa keskmine. Ja teine pool siis on see, et kui see ravim jõuab TTL, siis me peame ootama, millal uus TTL jõustub. See võib olla 3 kuu pärast, 9 kuu pärast, mõnel harval juhul ka 12 kuu pärast. Et see on see, mida me ootame ja miks siis seaduse muudatus võiks siia natukene leevendust tuua. Aga nüüd, kui uue seaduse vaate juurde minna, siis võib-olla kõige olulisem on see, et kui täna me ootame siis, nii nagu ma eelmisel slaidil näitasin, et keegi tuleks meie juurde ja ütleks, et mul on hea ravim, tehke see Eesti inimestele kättesaadavaks. Ma siin olen hea ravimi avastanud, ära uurinud, tõestanud, et töötab, palun teeme nii, et Eesti inimesed neid saavad. Siis ultraharvikhaiguste puhul peale seaduse muudatust võib meie jutule tulla ka patsient koostöös arstiga. Ehk siis arst teeb meile taotluse, et meil ei ole ravimitootjat vaja oodata ukse taha. Et see on võib-olla selline motivatsiooni küsimus, et tahe patsiendi ja patsiendi raviarsti poolt võib jõuda meieni kiiremini kui tootja poolt. See on kõige suurem mõju, mis selle seaduse muudatusega tuleb. Teine oluline mõju tuleb siis järgmisest slaidilt. Ehk siis enne oli niisugune ilus pikk protsess, mis nüüd on teistmoodi. Arst annab oma kirjaliku seisukoha, palun mu patsiendile sellist ultraharvikhaiguse ravimit. Efektiivsuse hinnang annab ikka Ravimiamet, nii nagu varasemalt, ehk ega me efektiivsusele läbi sõrmede ei vaata, tahame, et oleks efektiivne. Majanduslik mõju, kui palju me oleme maksma nõus, tuleb Tervisekassast. Tootjaga peame ikka ühendust saama, et tootja tahaks seda ravimit Eestis müüa, aga me hakkame teda siis ise taga otsima, mõnikord on tootja meil lähemal, mõnikord kaugemal. Eelmise aasta kogemus oli see, et kui me ühte ultraharvikhaiguse ravimit tahtsime Eestis soodustusele saada, siis me alustasime läbirääkimist horvaatlastega, vahepeal rääkisime portugallastega, siis käisime jaapanlastega rääkimas, ettevõtet müüdi paar korda, lõpuks jõudsime Portugali tagasi, saime otsuse. Et see kõik ootab meid ikka veel ees mõne ultraharvikhaiguse puhul, kus Eesti esindatust ei ole. Aga alguspunkt on kiirem, et me ei pea ootma, et see Portugali või Horvaatia või Jaapani ettevõtja tuleks meie juurde, vaid meie juurde tuleb arst, ütleb, et mul on patsient, aidake ja me peame selle teise poole siis ise üles otsima ja siiamaani on see veel õnnestunud. Edasi tuleb ikkagi Tervisekassa juhatuse otsus ja kui Tervisekassa juhatus on oma otsus ära teinud, et tundub väga mõistlik ja hea ravim, hinnas oleme saanud kokkuleppele, efektiivsus sobib, kõik muu on hästi ja Tervisekassa juhatus paneb oma allkirja alla, siis saab ravim Eestis patsientide kättesaadavaks. Nõukogu jääb vahelt ära ja määruse muudatus jääb vahelt ära. Määruse muudatus on see, mida mõnikord on vaja kuni 12 kuud oodata, et niimoodi saab siis seda aega lühemaks teha. Niimoodi tulevad ultraharvikhaiguse ravimid meile kiiremini Eestis kättesaadavaks. Kuidagi õnnestunud 20 minutit täis rääkida. Aga ma loodan, et tekkis küsimusi. Ma enne nägin chatis ühte küsimust, mis oli hoopis teisest vallast, aga... Jaa, küsimusi on. Kõigepealt aitäh teile ja alustame sellest, et saalis olijatest kellegi käsi püsti sealt tõuseb. No nii. Ma tahaks saada ikkagi selle selgeks, et milline institutsioon Eestis sellise ravimi nimel tegutsema asub, millel ei ole Eestis esindust ja mis on kallim kui määruses ette nähtu. Kas sellist institutsiooni on olemas, ehk kes toob selle uue ultraharvik ravimi Eestisse, kes selle eest seisab? Aitäh! See rõõm tuleb meie õuele. Meie otsime tootja üles, me peame jõudma sinnamaani, et ta tahaks seda Eestisse tuua. Meil on Eestis erinevaid hulgimüügi ettevõtteid, kelle kaudu seda saab teha. Me teame, et mõned on rohkem motiveeritud ja mõned veel rohkem motiveeritud, aga see tuleb meie õuele. Aga me teame, et Lastefond on siiamaani seda tänuväärset tööd teinud. Saalist veel kellegi käsi? Suur tänu väga toreda ettekande eest ja mul on ikkagi see küsimus, see sama levimuse teema.
et pärilike haiguste levimust uurida ei ole lihtne, eriti kui haigus on väga harv. Eesti populatsioon on ainult 1,3 miljonit ja väga sageli, kui lapsevanemad ka küsivad meie käest, kui sage see haigus on meie käest, me ütleme, me ei tea. Ja me vaatamegi, mis on kirjutatud maailmakirjanduses. Aga see võib erineda, see võib drastiliselt erineda, et näiteks see haigus on väga sage Aasia maades, aga on üliharv Eestis. Et kas teil on plaanis teha ettepanekud või läbi rääkida sotsiaalkomisjoniga, et ikkagi fikseerida ka see seadusesse, et kui me otsustame levimust, et me otsustame seda ikkagi Eesti andmete pealt, et kas te olete seda arutanud või kaalunud, et kust see otsus tuleb? Et sest et tõesti võib olla nii, et ravimitootja ütleb, et number on 1, sest see on keskmine, mis on kirjutatud, aga Eestis on olukord hoopis teine. Kuidas meil praktika siiamaani on olnud koos? Ja ma tean, et te senini olete seda teinud meie käest küsides, aga ei ole olnud ka seadust, et tegelikult kui tuleb seadus, siis tekib see situatsioon, et nüüd öeldakse, et nüüd on seadus, palun tõesta, et see on nii. Et mul võidakse hakata nõudma teadlasena, palun tee uurimustöö, et Reti sündroomi levimus on Eestis selline ja selline või mõne teise haiguse. Et see on nagu see väike murekoht minu jaoks ikkagi. Et see võiks olla siis nagu konkreetselt defineeritud. Samas me oleme sellest avatult ka rääkinud, et on sellised tundmatud faktorid, mis mõjutavad levimust, millest me ju avalikus ruumis ei räägi väga tihti, aga näiteks me teeme ka väga head tööd arstlikul tasemel ja mitmed juhtumid sünnieelselt ei jõua sünnini. Ja selle tõttu me näeme neid sünnil harvem kui see number, mis tegelikult raamatus on öeldud. Et need on need faktorid, mida kindlasti tuleb arvestada. Ja teine väga kurb külg on see, me räägime täna sellest emmast ja emmal esineva haiguse levimus. Guugeldage vahepeal, kui kava vaatate, mis haigus on, mis seal kirjas on, siis tegelikult on Eestis ainult üks elus laps raske vormiga. Ja miks teisi ei ole? Sest nad on kõik surnuaial. Nii on see statistika. Et see on nagu see koht, mida me nagu ei adu, et kus see kadu nagu tekib. Et üks asi on puhtalt number paberil, aga teine asi on see, mis on tegelik elu. Jaa, see on väga oluline küsimus, arusaadav küsimus. Me eelmine nädal ka omavahel natukene põrgatasime, et jah, sotsiaalkomisjonile peab selle ettepaneku tegema. Ma sain nüüd vihjast aru, et meie peaks tegema. Hea meelega teeme. Sest nii me oleme siiamaani toimetanud ja nii tahaks edasi ka toimetada. Sest need on päris Eesti andmed, et see on vastu võetud. Ja nüüd, kui emma näite peale mõelda, ja see ongi üks patsient Eestis, siis see teadmine tuleb meil uuesti harvikhaiguste keskusest, kus me saame teadmise. Maailmas see levimus on 10 kordi suurem, võiks olla palju suurem, aga me vaatame palju Eestis tegelikult selle haiguse levimus on. Üks küsimus online'ist. Inimene kirjutab. Mul on diagnoositud harvikhaigus, mida ravitakse 2 ravimiga. Esimese ravimi mitte talumisel või ravi vastuse puudumisel võetakse ette 252 eurot nädalas maksvat ravimit, muud pole. Arsti sõnul enne rahastamise taotlemist pean ravimi 100% ise maksma. Töövõime toetus on 168 eurot nädalas. Kuidas edasi minna? Ehk siis ma saan aru, et ravimile kulub nädalas 252 eurot, töövõime toetus on 168 eurot nädalas. Kuidas edasi? Inimene küsib. Peaks natukene rohkem teadma infot, et selle pealt vastata. Ma nüüd mõtlen oma tiimiliikmete peale, kes loevad ühte emaili aadressi, et kui ma nüüd ütlen kõva häälega välja, et kirjutage küsimusega sinna, siis nad saavad 10 küsimusi. Ma ei tea konkreetset juhtumit, mis seal taga on, aga tahaks rohkem teada, sest ma saan aru, et see on piltlikult võimatu inimesele, et kui su väljaminek iga nädalas ainult ravimil on üle 250 euro, sissetulek on väiksem, juba sellest siis see ongi võimatu olukord. Emaili aadress erandkorras@tervisekassa.ee natuke täpsemalt küsida meie käest, võib-olla saame aidata. Ma selle info pealt ei oska kahjuks öelda. Online'ist. Kas plaanilisele välisravile pöördumise taotlemine vajaks lihtsustamist? Ja nüüd on siis lisasin, et kogenud arstil kulus voodihaige patsiendi diagnostika taotluse kokkupanekuks 3 kuud ja üle kuu lisaküsimustele vastamiseks. See oli tema esimene taotlus ja võib-olla keerukuse tõttu ka viimane mõneks ajaks. Otsus tuli 7 kuuga. Ja küsimus oli siis, kas plaanilisele välisravile pöördumise taotlemine vajaks lihtsustamist? Plaanilisele välisravile minekuks on 4 tingimust. Inimesel peab olema näidustus sellele ravile. Ravile peavad puuduma Eestis alternatiivid, et muud võimalust ei ole. Peab välisravile minema
ja see ravi, mida ta väljaspool Eestit soovib, peab olema ka kliiniliselt efektiivne. Täna on see 50% efektiivsuse määr. Et me oleme vähemalt 50% kindel, et sellest on kasu. Ja lisaks viimasena siis, mida me peaaegu kunagi ei kasuta, on ka raha küsimus. Et kui see läheb väga suureks summaks, võib-olla peame raha ka vaatama, enamasti ei pea. Et kui need eelmised tingimused on täidetud, siis otsused tulevad kiiresti. Tänane kogemus on selline, et hommikul välisravimenetleja kirjutas mulle sõnumi, et täna tuleb 2 otsust. Hommikul tuli 2 küsimust sisse ja homme lähevad inimesed välisravile. Et tegelikult käib see kiiresti. Mõnikord võtab rohkem aega, aga see on enamasti andmete ebaküpsus. Näide, mis mul on ravimi manustamise viis, kus me ei saa kliinilist efektiivsust hinnata sellepärast, et ühtegi uuringut ei ole. Olles arstiteaduskonnas õppinud proviisorina, ma tean, kuidas see töötab ja mis sealt võiks tulla, aga kliinilist uuringut all ei ole, mis ütleb, et päriselt ka nii läheb, et mille pealt me seda hindame. Et mõnikord võib tõesti kauem minna. Ja nüüd, kui küsimuse juurde tagasi tuleb, kas peaks lihtsustama? Jah, peaks. 1. mai seaduse muudatus jõustub ja nädal-2 enne seda siis arstkonnale teeme lühikese koolituse, et kuidas see nüüd lihtsamini välja näeb. Jah, peab, jah, tuleb ja see on lähiajal. Ja ma võib-olla juhatuse poolt vastaks ka või kommenteeriks seda teemat, et ärge jätke palun neid numbreid meelde, mis seal küsimuses oli, et me teame, et on ka palju paremaid ja palju lühemaid juhtumeid. Ja siin ühe patsiendi emaga just lõunalauas rääkides oli see protsess märkimisväärselt kiirem, mis eelnes otsusele. Aga mida ma saan juhatuse poolt kinnitada, et juhatuses me langetame need otsused, kui asi on ette valmistatud 1 päevaga. Küsimus tulnud. Mainisite, et harvikhaiguste register on see, kust patsientide arvu hinnatakse. Kõik patsiendid ei ole geneetikud jälgimisel ravil. Üle riigi on erinevaid erialasid, kes samuti harvikhaigustega patsiente ravivad. Seega võib näiteks hematoloogiline harvikhaigus jääda vajaliku tähelepanuta rahastuseta. Selline kommentaar, küsimus on tulnud praegu. Okei, seal seos puudub, aga ikkagi. Selleks, et ravim tuleks rahastusele, peab üldse rahastus küsima kõigepealt. Et kui hematoloogid tunnevad, et meil on seda ravimit vaja ja nüüd, kui seaduse muudatus jõustub ja see on ulta harvikol, kirjutab meile patsiendi eest ja saab otsustada, täna tuleb tootja meie juurde. Kus see harvikhaiguste register mängu tuleb, on siis, kui me püüame aru saada, et kui palju neid patsiente Eestis on. Ja me kasutame parimat saadaval olevat infot. Parim saadaval olev info mõnikord on registris, kui seal ei ole andmeid, peame vaatama Europiitsi rassi levimust. Näiteks parim saadaval olev andmed. Nii. Keegi inimene kirjutab enda nagu ma saan aru sellest kokkupuutest. Meil on lastefond ja vähiravifond Kingitud elu. Kas on reaalne, et Tervisekassa võtab kogu rahastuse üle? Siin on vist aga rohkem infot vaja. Me tahame koos unistada suurelt. Et täna, nii nagu me enda seda ravivõimaluste kasvuslaidi alustasime, siis me kõik ühiskonnas oleme teadlikud, et vajadus on suurem, kui on meil võimalused. Ja ma ei tea, kas õnneks või kahjuks ei puuduta ainult harvikhaiguste ravimit, vaid täpselt samamoodi me teame, et meile täna ei jõua nagu ka lihtsamate või ütleme enam levinumate haigustega iga patsient õigarsti juurde õigel ajal, et see on nagu selline süsteemi natuke suurem puudujääk, mille nimel kõik koos ühiskonnana tööd teha. Kui ma nüüd brutaalselt ausus siia veel juurde keeran, Siiri lubab, aitäh, siis ei saa kõik üle võtta. Et me teame suures piiris, mida lastefond täna Eesti inimestele võimaldab. Me teame suures pildis, mida Kingitud elufond võimaldab. Me teeme koostööd. Ja seal on küll ja küll ravimeid, mida me ei saa maksta. Üks tingimus, et me saaksime ravimist maksta, on see, et ta on Euroopas kasutusele lubatud. Seda meie ei saa muuta, et me võtame kasutusele ravimi, mille ohutusefektiivsus pole Eestis veel tõestatud. Fondi vaatest, kui fond leiab õige patsiendi, õige ravimi, näeb fantastilisi tulemusi, süda laulab rõõmust. Aga kui meil näidustust ei ole Euroopas registreeritud ehk Euroopasse ravimile kasutamiseks lubatud, siis me üle võtta ei saa. Ehk kõike ei saa, aga on asju, mida saame üle võtta. Küsimus saalist. Lastefondi poolt kommentaariks öelda, et me tegelikult ei taha, et riik meid üle võtab. Et me oleme eraõiguslik fond ja me tahame ikkagi isepäi tegutseda. Aitäh. Nii, mõned küsimused veel jaksate, muidugi jaksate. Muidugi. Kui oluline ja või määrav on ravimite rahastus otsuse juures patsientide arvamus,
millest see niinimetatud hääle kaal sõltub? Väga oluline. Ja samal ajal meil on üksikuid ravimeid olnud, ma olen ravimikomisjonis olnud eelmise aasta algusest, kus on patsientide arvamus kaasas olnud. Me loodame, et see paraneb, EPIKojaga teeme koostööd, hetkel lepime kokku, et mis see arvamus täpselt on, mida me tahame, enda ettepaneku tegime, nüüd EPIKoda korjab oma mõtted kaasa ja hakkame kasutama. Ja on, ja just kohtades, mida me ei saa kliinilistest uuringutest. Et kui me võtame ette ravilisemi kliinilise uuringu, ütleme, et on tõestatud, et kardiovaskulaarse suremuse risk langeb, relatiivne risk 23%. Väga hea, see on uuringus kirjas, suudame hinnata, suudame hinnastada, Andrese räägitud kvalidesse arvutada, aga mida me ei näe uuringust alati on see, et mis on patsientide suurimad mured. Et kui ma iga päev seda ravimit võtan, alternatiivi, mis mul täna on kasutusel, siis mu elus on sellised väljakutsed. Ma tahaks neist väljakutsetest vabaneda. Või kui mul üldse alternatiiv ei ole, millega ma maadlen igapäevaselt, ma tahaks sellest vabaneda. Et see on see, mida meil on juurde vaja. Või olemasoleva ravimi puhul, ma ei tea, pean võtma 3 korda päevas, süstima iga nädal. Et need on need mured, mis mul on. Seda patsientide häält tahame ikka rohkem kuulda. Kuidas mõjutab ultraharvikhaiguste uus ravimiseadus orfan ravimite kättesaadavust patsientidele? Siuke küsimus on. Et kui ma ühe slaidi tagasi lähen, siis esimene samm on see, et taotlus jõuab kiiremini meieni ja teine samm on see, et juhatus heaks kiidab, siis ongi kasutusel. Aeg lüheneb. Saalist on teil küsimusi? Sealt tagant. No nii. Minul on selline väga naiivne küsimus, et need on väga harvad haigused ja kas ei ole Euroopa tasandil mingit liikumist, et sellist otsused tehakse nagu mitte üksikutes riikides ükshaaval, vaid Euroopa tasandil, et kus patsientide arvud on suuremad, võib-olla on siis võimalik ka tootjatega läbirääkimisi pidada ja nii edasi. Kuna Eestis on ainult 1,3 miljonit inimest ja võib-olla on 3 patsienti, et me saaksime suurema jõuola endale, on ikka. Ja tegelikult see ühine koostöö algab juba hindamisest ja ühishindamisest ja siis me saame teiste riikidega koos jõuõlga kasutada. Ravimitootjad võivad rääkida, et me võrdleme täna ka teiste riikide vastu ja kasutame teiste riikide andmeid. Ja kui ma õigesti tean, siis Balti Assambleel ka terviseministrid leppisid kokku, et need on järgmised sammud, mida koos teha just harvikhaiguste vaatest. Küsimus äsja just tulnud minut tagasi. Aga kui ravim on Euroopas registreeritud ja kasutusele võetud, siis millest sõltub ravi kättesaadavuse tagamine Eestis? Ta räägib siis, isik räägib vist endast, et arst ütleb, et minu raviks ette nähtud rahastus on piiratud ja piisavas koguses ravi ei ole seetõttu võimalik teha. Peaks detailsemalt teada. Ei oska vastata. Et kui ravim on Eestis soodustusel, siis soodustuse tingimustel saab kasutada solidaarselt kõikidel patsientidel. See ongi solidaarse tervishoiu mõiste, et see, mida me rahastame, on kõigile kättesaadav. Üks inimene kirjutab, välisravile minek. Kuidas peaks käituma patsient, kellele ei ole Eestis diagnoosi suudetud panna juba aastaid, ehk siis ravi on teadmata, ükski eriala ei võta probleemi omaks, et edasi uurida? Ma tahaks juba kella vaadata, palju meil on aega. Ma mõtlen selle lõunaeelse ettekande peale, kui inimesi edasi-tagasi loksutatakse, et see jäi nagu hästi hinge mul kõlama. Ja kui inimene diagnoosi ei saa, siis välisravile diagnoosimisele saate, mul ei meelu neid näiteid, aga inimese vaatest äärmiselt keeruline ja raske lugu ma kujutan ette. Saalist tulnud küsimus vist, jah? Täiesti tavaline arst ja mida aeg edasi, seda ühelt poolt ma saan siit harvikhaiguste päevalt alati mingisuguse positiivse sõnumi, aga kui ma tööle jõuan, siis paraku see positiivsus lahustub kuidagi täiesti olematuks, et mitte öelda negatiivseks. Selles mõttes, et mul on patsiente, keda on üks ainus Eestis, kes ei ole ka kuidagi iseenda eest võimelised seisma. Ja endiselt ma ei ole suutnud nendele ravi organiseerida, vähemalt mitte riiklikult. Teiselt poolt on mul selline küsimus, et tegelikult tuleb meil absoluutselt igal aastal juurde uusi geeniravimeid, mis on väga efektiivsed. Et kuidas, kui te ütlete, et lisandub mõni, siis ma kardan, et 2 aasta pärast neid ei lisandu mõni, vaid
vaid 10 ja võib-olla isegi rohkem. Et kuidas me selle kogu asjaga toime tuleme, sest andke mulle andeks, Eestis saab inimene oma diagnoosi väga kiiresti võrreldes isegi Euroopaga. Et selles mõttes, kui me ootame 1600 päeva, siis mu vastsündinu on selleks ajaks vähemalt 100 korda surnud, enne kui ta selle ravimi kätte saab. Küsimust korrata äkki? Mis küsimus oli? Küsimus ongi selles, et kuidas selle asjaga toime tulla. Kas me suudame, kas me ütlemegi Eesti inimestele, et me tegelikult ei suudagi kõike seda rahastada? Osa küsimusest Siiri saab mõelda, et kuidas me kõik raha, kust me leiame selle kullamehed. Ma saaks natuke numbritest uuesti rääkida, et juba kõlasid veel suuremad numbrid. Võitraporti järgi Eestis number, äkki Riho saalis oskab öelda, enne see oli meil 500 ja 800 vahel kõikus, et üle 1000 need päevade arvud küll ei lähe. Ja seda me proovimegi nüüd lühendada. Ja arsti frustratsioonis selles mõttes on nagu, kui mingi asi võtab aega, täitsa mõistan. Aga need päevad ei ole õnneks veel hetkel nii suured ja lühenevad. Ja kust raha tuleb? Et ma ei hakka praegu kurtma muret Tervisekassa puudujäägi üle, et kuna ma usun, et paljud siin saalis olijad seda nagu teavad, et me peame leidma ühiskondlikul tasemel teatud kokkulepped, et mis on meie need ravistandardid, missugust teenust me tahame Eesti elanikele pakkuda ja see on ühiskondliku kokkuleppe küsimus. Ja nii palju ma võin juurde lisada, et kui me detailselt vaatame, et kui palju ravimitesse me juurde investeerime ja kas ja kust me saame kokku hoida, siis selle aasta näitel, kui tuleb mõni konkurent juurde ravimiturule geneerilise ravimina, siis tekivad piirhinnagrupid, mis toob hinda alla. 1. jaanuari, 1. aprilli piirhinnagruppide mõju on 4,25 miljonit kokku hoida. Sealt tuleb ka raha. Et tegelikult tootjad isegi mõtlevad kaasa. Siit lähtuvalt ma siis saan aru, et SMA jaoks on meil geeniravim olemas, mis tähendab seda, et meil on vastsündinute screening ja kui me teeme selle geeniravimi ära, mis põhimõtteliselt, kui ma välja arvutasin, tähendab seda, et SMA2, SMA3, SMA4 on ühemomentselt ära ravitud, ei pea enam aastaid inimene ristiplaami sööma. SMA1-ga on natukene keerulisem, seal võib-olla on meil vaja pärast teisi haigust modifitseerivaid ravimeid kasutada. Läti ja Leedu kasutavad geeniravimit. Miks meie endiselt ei ole sinnamaani jõudnud? Jah, ära spetsiifilisemaks läheb. Aitäh küsimuse eest. Töös on vist lühike vastus sõnaga. Aitäh teile, Tervisekassa juht Siiri Lahe ja Tervisekassa ravimite ja teenuste rahastamise portfellijuht Marko Tähnas. Aitäh.